Nõmme nimi kodusel korvpallimaastikul enam liigselt tutvustamist ei vaja. Samm-sammult on noor treener karjääriredelil edasi liikunud ning käesolev aastanumber on lasknud maitsta juba ka esimesi magusaid vilju. 80-81! Brett Nõmm saab selle kätte siit ja mul on selline tunne, et Alar Varrak Bretti siit jaanipäeval grillile ikkagi ei kutsu. Ei kutsu grillile, milline mäng! Sul on, Brett, olnud üsna pöörane aasta, võib nii öelda. Eelmise aasta lõpus asusid sa Rapla peatreeneriks, võtsid selle väljakutse vastu ja sel aasta numbril siis võitsid Estikatelt pronksi, lisaks suvel U16 noormeestekoondisega Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiri võit. Kas neid saavutusi siis saab kuidagi omavahel üldse samastada, võrrelda või see koondise korvpall, eriti noortekoondiste korvpall ja klubi korvpall on ikkagi niivõrd erinevad? Saavutused on mõlemad, nagu ma arvan, et nii koondise võit oli Eesti nagu korvpalli üldsusele oluline ja tegelikult siin Rapla sees, kui oli niisugune raske olukord, siis Rapla korvpalli jaoks oli ka väga oluline see, aga nagu neid nagu sisulisemalt võrreldes on nagu keeruline. Sinu enda just nimelt nagu treeneri vaatest, kumb saavutus justkui kõvem on? Mõlemad on väga kõvad sooritused, aga kumba sa võib-olla enda vaatest rohkem hindad? Kas just enda vaatest ma ei tõmbaks nagu ühte kõrgemale, aga lihtsalt nagu üks on ikkagi koondis, et Eesti eest ja mina olen ikkagi patrioot ja mul on oluline, et Eestil läheks nagu hästi ja Eesti oleks maailmakaardil nähtav. Sinu enda kõrgliiga set jäi üsna lühikeseks, paar hooaega nii Tartu kui Pärnu särgis. Kas sa tegid ise selle teadliku otsuse või tehti kuidagi see otsus sinu eest ära? Nii ja naa, et mul oli tegelikult varianti ka meistriliigas jätkata tol ajal, aga see ei olnud minu jaoks nagu väga apatlev pakkumine ja siis tuligi mõelda, et Pärnu aastal ma tegelikult paralleelselt käisin ka ülikoolis ja nende kahe asja ühendamine oli ikkagi keeruline, et tol ajal ei olnud nagu kaugõpet, oli päevaõpe. Et ma pidin nädalas siis 3-4 korda pidin bussiga hommikul, sõitsin 6.30 bussiga, sõitsin Tartusse ja 12 bussiga juba sõitsin tagasi Pärnusse, et mingid kohustuslikud ained oli vaja ära teha. Ja siis, kuna ei olnud niisugust ahvatlevat pakkumist, siis oli nagu loogiline jätk oli see, et ma hakkan nagu treeneriks. Aga pärast kõrgliigat tegelikult sa mängisid mitmed head hooajad esiliigas ja siin viimastel aastatel tegelikult treenerameti kõrvalt oled episoodiliselt mänginud ka Rahvaliigas, et noore mehena 30-aastaselt see korvpalli mängimise arvastus justkui sinust ei ole veel nagu lahkunud. Ei, ma tegelikult mängida, mulle ei meeldi enam, aga mulle, mida ma igatsen, on see mängu ajal pärast mängu see kellapanek ja niisama rääkimine riietusruumis, et noorena eriti, kui ma seal Tartus olin, siis trenn sai 6 läbi, mina läksin 7:30 minema. Et see on asi, mida ma igatsen. Sa ise oled ju ka kuulunud omal ajal noortekoondistesse, mänginud paar hooaega ka kõrgliigas. Kuidas sa võib-olla võrdleksid praegu nii-öelda ennast kui treenerina ja toona neid treenereid, kes sind juhendasid? Kui mõelda, siin on täitsa nagu alguses, et siis tol ajal olid ikkagi, ütleme, täitsa noortetreenerid seal olid suhteliselt käredad, et praegu tundub, et see ühiskond ja kõik muutub niisuguseks natuke pehmemaks, tuleb paremini nagu läbi käia mängijatega, et ei saa võib-olla otse välja öelda, mis sa mõtled kogu aeg. Aga nagu mänguliselt teha, et ikkagi, ma ütlen, mul on ikkagi väga palju erinevaid treenerid olnud, et ka sina oled mul treener olnud kunagi, ma ei tea, et siis ei mäletad on ju, aga et iga treeneri käest olen midagi võtnud, aga suures plaanis tuleb nagu trendidega kaasas käia ja hoida ennast kursis, mis siis nii-öelda tänapäeva korvpallis toimub. White ball. Okay, ketchup. 4-basket game. One side, we stay there, and then we go again. Ketchup. You know this. Defense wins. 5, 4. Okay. Better. Mine. Jaak.
Motion 2. What happens next? nii mängijaks kui treeneriks sirgumisel on oluline roll eeskujudel. Tänasel Rapla peatreeneril oli selleks 12 aastat vanem poolvend Alar Varrak, kellega möödunud hooajal peeti haarav duell ka Estikate veerandfinaalseerias. Tol ajal ikkagi mu vend oli nagu sihuke suur eeskuju ja keda ma nagu jälgisin ja tahtsin tema moodi olla. Et see oli siis pigem juba enne siis, kui ma ise mängisin, et see oli seal 9., 8., 7. klassis. Aga siis Olari oli jah sihuke vend, kes kutsus mind kaasa igale poole. Teadis, et mul sihuke nagu huvi on ja ta kaasas mind väga palju, et need samad 2008 aasta poisid, kellega me nüüd tulime, et siis tegelikult esimene aasta ma olin Tartus, olin siis neil nii-öelda abitreener, et Olari oli peatreener ja Olari kutsus mind erinevatesse koondisesse, U14, U15 tegime koos ja siis ka, kui mina olin nagu Pärnus mängisin juba nagu täiskasvanute korvpalli, siis tegelikult enamus võistkonnast oli ka seal 95 aasta poisid, nii et kui neil oli see finaaletapp, siis ta kutsus mind sinna kappi, et aga seal ma ei olnud veel treener, seal ma olin niisama plaksutaja. No ta tuli minu käe all põhimõtteliselt oma viimast aastat ehk A-klassi, kui ta oli 94. 94 oli A-klass, siis ta tuli nagu minu juurde. No, ta oli ikkagi võistkonna liider nii-öelda. Ma võtsin ta ju kohe, kui me ütleme 94-dega lõpetasime A-klassi ära, järgmine aasta oli 95-ga. Brett oli ülikooli läinud, siis ma võtsin ta endale sinna 95-le abitreeneriks. Et oma treeneri esimese tiitli sai 95-ga, kui oli abitreener. Kui ma olin 2003 aasta poistega, olin koondise peatreener, siis ma võtsin endale ta abitreeneriks koos Romil Jermakoviga ja me tegime 2 aastat nii-öelda koondist, oli minu kõrval. Et meil nagu jah, kohe algusest peale on kuidagi nagu väga hästi klappinud see asi ja siiamaani ütleme need 2008 aasta poisid, kui ta ülikoolis käis, siis ma võtsin ta sinna 2008 aasta poistele ka nii-öelda abitreeneriks. Come on, White! Hendrik! Vaata, kui four-side on, siis ära oota, et ta tuleks, vaid mine pane ise see esimene katte, siis võib-olla saab. Vaata, praegu see oli nii, et sa jäid elbo peale seisma, ta läks ise üle, aga mine hiti see ise, see esimene screen, pane talle siia. Siis sa saad ise suurem moos, siis sul on natuke rohkem aega vaadata üle õla ka, et mida see vend teeb, kas ta tuleb talle järgi, et kas on slipi koht. Eks ta nagu üritab ja katsetab, et praegu ma vaatan pigem, et tal on hästi palju nagu sükest Eiko mõjutust võib-olla, et eks ta ka nagu otsib, et nagu sai räägitud ka, et on nagu noor treener, et eks ta ka veel võib-olla otsib, et ma pigem nagu ütleks nii, et ta on õigel ajal teinud õiged valikud ja ta ei karda nagu eksida, et ta tuli sealt Tartust tuli ära, tal oli mingi variant oli jääda ka sinna Tartu ülikooli juurde nii-öelda noortetreeneriks, aga tuli siuke huvitav pakkumine Raest, ta võttis nagu selle vastu, siis kui oli võimalus proovida seal Tallinna Kalevi juures, ta võttis nagu selle otsuse, et ta läheb sinna, et ta on nagu kogu aeg võib-olla, ta ei ole kartnud vastu võtta uusi nii-öelda challenge'eid, et see on võib-olla nagu, see ongi nagu see, et miks ta on võib-olla nii hästi kõik asjad õnnestunud. Nagu mainitud, sa oled noor treener ja alles oma nii-öelda selle tee alguses, aga oskad sa öelda siin Raplas nüüd peatreener olles, kas sa mingis mõttes oled sellise oma stiili juba leidnud, kuidas sa ise tunnetad? Jah, ma ütlen, mul ikkagi oma stiil on, lihtsalt jällegi nüüd ajas nagu asjad muutuvad, et kui ma olin seal näiteks Tallinna Kalevis, siis ma enda arust tegin seal suurt asja. Nüüd vaatad tagasi, võib-olla ikkagi ei olnud nii suur asi, et kogu aeg nagu ikkagi õpid ja arened, et mul on nagu hästi palju ma ei tea, vedanud või ma olen ise kuidagi õigestesse kohtadesse sattunud, et mul on olnud kelle pealt õppida. Rääkides veel sellest stiilist, siis veidi võib-olla analüüsiks seda laiemalt, et oled sa kuidagi ise selline nuputaja tüüpi või oled sa oma stiili kujundanud nii, et sa oled ikkagi igalt poolt midagi nagu haaranud? Ei, pigem ikkagi igalt poolt haaranud ja siis enda järgi nagu käepäraseks kujundanud, et eelmine aasta ka, kui me Gustasega mingeid asju siin hakkasime nagu, ma ei tea, muutma, siis oli ikkagi nii, et Gustas tuli mingi ideega, ma haarasin sellest kinni ja siis ma nagu muutsin või kohandasin nagu enda järgi need asjad, et eks alguses oli palju asju, oli nagu kraama pealt maha, kas need viksitud, aga nende põhimõtetega mindud, aga mida aeg edasi, seda paremini ma sain neid mängeid tundma, ma tunnetasin,
kust saab juurde panna ja mida saab võib-olla peita vähe paremini. Yep. So this is the good position here. And then he can make that banana cut. Again, use the court. Võib vist öelda, et meeste korvpalli sattusid sa esmakordselt kõrgemale tasemele, siis pean silmas 2018. aastal sattusid sa Tallinna Kalevi süsteemi. No, ei ole justkui kõige ahvatlevam koht, eks, et meeskonda tänasel päeval kõrgliigas ei eksisteeri ja viimastel aastatel pigem nad andsid ikkagi põhjust rohkem selliseks nii-öelda huumori viskamiseks, et aga samas sinu näol võib-olla jumal tänatud, et sa sinna tol hetkel sattusid, vaadates seda, kus sa praegu oled. No, mulle ei ole kunagi nagu meeldinud Tallinna Kalevi üle nagu nalja tehti, et jah, seal ei olnud ilmselgelt nagu maailma kõige professionaalsem organisatsioon, aga samas mina, Hint, praegu ju ikkagi Eesti korvpalli mõistes nagu mingisugused nimed. Hey guys, all starts from the offense. If we can't set anything up, then it's fucking. We have to set something up, then we can get back on transition. We know our place. Right now it's just crazy. Everybody wants to do something. No, Sokis in me, they want now. Paaro aega hiljem usaldas Kalle Klandorf sulle peatreeneri koha või siis see kuidagi tuli orgaaniliselt. Võib-olla räägigi sellest protsessist, et kuidas see lõpuks niimoodi läks, et tegelikult sa ju hooaega alustasid Kalle abimehena ja noh, võib öelda, et hooaja lõpus olid sa selgelt juba nii-öelda peremees. Mingi hetk tuli see kurikuulus Liepa ja Ventspilsi reis ja Kallel oli mingid muud linnaasjad, mida oli vaja ajada. Ja siis me käisime seal ära. Me saime Ventspilsilt vist korraliku ketukaga, kuna me teadsime, et Liepa on see, keda me võime võita. Et siis ma natuke seal nagu ajutasin mänguaeg ka ja siis vist oli see, ma ei tea, mitu päeva see paus oli vist. Et siis selle Liepa võitsime ja siis sel hetkel ma mäletan seda võitu väga hästi, et kapten Mario pani selle viskekotti sealt, et ka jälle üks sõber eluks ajaks mulle on ju, et tema aitas mind too hetk välja ja siis sel hetkel ma sain aru ka, et ma teen õiget asja. Järgmisel hooajal lootis Nõmm asuda juba täieõiguslikult peatreeneri rolli. Ootamatult saabus aga kutse liituda Eesti esiklubi Kalev Cramoga, mille osas pikka mõtlemisaega vaja ei läinud. Jah, ma tegelikult peale seda hooaega ise otsin ka nagu, et ma saaks kuskil ikkagi peatreener olla. Tagantjärgi tark olles siis jumal tänatud, et ei saanud. Et oli jah kokkuleppe Tallinna Kaleviga olemas, aga Eiko helistas õigel ajal, et sain veel asju ümber mängida. Ja kui Eiko Rannu sind kutsus, ma eeldan, et ma ei tea, kas sa üldse võtsid mingit mõtlemisaega või sealt tuli kiire jah? Seal ei olnud vaja mõelda, seal oli vaja jah öelda. Mulle tundub, et see sinu konkreetne üleminek sujus ikkagi väga hästi. Te olete Rannulaga vanad tuttavad ja see trio veel koos Rainbokiga omavahel toimis kuidagi õlitatult. Jah, et eks seal algus oli mulle ka nagu mingid paar kohanemise asja, aga selles mõttes Eikot ma nagu hindan ja Eiko tegi mulle mingid paar asja selgeks, juhendas mind platsi asjadel kui ka siis mingi videoasjadel ja Indrek muidugi see on uskumatu tööloom, et tal on alati need videoasjad nagu nii paigas ja mina siiamaani sellest MacBookist aru ei saa, aga Indrek näitas mulle kiirelt seal mingid tähtsamad asjad ära ja ma ütlen, et see mõlema treeneri käest oli väga palju õppida ja see oli minu jaoks väga vajalik ja ma usun, ma ise olen nagu, ma tahaks arvata vähemalt, ma olen niisugune hea kohaneja, et mul ei läinud ka nagu väga kaua aega, et nii-öelda rongi peal hüpata ja aru saada, kuhu sõitma hüpab. Cramo abitreeneri koht ei ole halb koht, kus olla, et kõik nagu toimis ja siis hakkas uus hooaeg pihta. Ja siis tuli see Rapla uudis. Siuke paar nädalat varem oli Indrekule see pakkumine tehtud, et me omavahel teadsime, et ma pidin valmis olema ka selleks, et Cramos võtta nagu nii-öelda suurem roll seal video tegemisel. Aga siis lõpuks jah, Indrek ütles ära ja ega vist Jaak ise nagu ei mõelnud nagu nii tegelikult minu peale, aga kuna ma olen Gustasega varem koos töötanud, siis Gustas oli vist kõvasti mind soovitanud ja siis vist Jaak oli mõned kõned veel teinud ja siis põhimõtteliselt oli nii, et päeval sain kõne, õhtul sain kokku ja järgmine päev oli Raplas juba. Ütleme nii, et kui Gustas oli selle esimest korda välja öelnud,
siis ühel hetkel ikkagi oli vajadus natukene täpsemalt uurida siis Breti kohta ka ja see info ükskõik kellega rääkides oli ikkagi väga positiivne ja nii muutus see ikkagi see tema võimalik või tema poole pöördumine siis muutus järjest tõsiselt võetavamaks. Nüüd, kui läks asjaks juba, siis kui kerge või keeruline oli teda siia meelitada, et võttis ta väga pika mõtlemise aja? Ei võtnud. Ma arvan, see on üks väga tugev pluss, et ma olen minevikus üritanud Eesti treenerid värvata, kas või ütleme noorte treenereid ja selline oma kas siis kodukohast või koduklubist ja oma turvalisest keskkonnast kinni hoidmine on minu arust väga-väga tüüpiline, et Brett, ja ma ütlen, selle aja jooksul on see ka selgeks saanud, et ilmselgelt on tegemist ambitsioonika treeneriga. Aga seda ma tunnistan küll, et Brett ikkagi ületas ootuseid ja olgem ausad, ma ju ei tundnud tegelikult teda enne, et see tema tundmaõppimine on ka päris huvitav olnud. Kas see kuidagi selline noore peatreeneri toomine, on see sinu jaoks ka midagi muutnud? Ma pean silmas siis ikkagi juba selgelt sellist generatsioonide vahet. Brett on õpetanud sellise noore treeneri toomine, et vaatamata sellele, et tal on väga-väga vastutusrikas amet ikkagi olla esindusmeeskonna peatreener, siis on huvitav selline positiivne ellusuhtumine ja ma peaks tunnistama, et ka ennast pannud mõtlema, et ma ikkagi võtan seda tööasja ikkagi liiga tõsiselt. Brett elu siin väikelinna serval võib öelda, hea vaikne ja rahulik. Jaa, et meenutab siin Jõgevat ka väiksest kohast pärit ja niisugune mõnus koht, kus olla ja tegelikult Rapla on niisugune koht, kus on kõik käe-jala juures, et rattaga, autoga, kuhu iganes tahad minna, siis siin lähedal kõik. Aga eks sa siis oled nii hea ja näitad meile, kus Rapla meeskonna peatreener igapäevaselt elab. Aga palun, tulge sisse. Ja siin sa meil siis Brett elad ja esimene asi, mis uksest sisse tulles kohe ette jääb, on üks korralik klassik. Mida see siis tähendab? Kas sa oled võtnud mingid sihid järgnevateks eluetappideks? Ei, siht ei ole. Nagu ma ütlesin, et niisugune väike kohake, et tegelikult saab kõik sõidud rattaga ära tehtud. Jah, nii kui ma selle ratta siia muidugi tõin, siis ilmad läksid, aga proovin ikkagi vahetevahel nagu rattaka sõita. Ja siin on elutuba, niisugune hea mõnus väike, suur telekas, Xbox, et õhtul oleks ka mingit tegevust, aga seda saab ainult siis kasutada, kui pere siin ei ole ja praegu veel ei ole väga palju asju sisse jõudnud tuua, et siin tavaliselt muidu mul on laste mänguasjad, siia üles tulevad mingid joonistusasjad ja siin on ka minu mingit nii-öelda pahna, kui mida on vaja kirja panna ja tõesti niisugune mõnus ongi niisugune maalähedane koht, niisugune tunne. Rääkides antud korterist, siis kas sa oled küll noor peatreener, aga oli sul mingeid nõudmisi ka selles mõttes klubile ja Jaak Arbile, et mis kindlasti peavad korteris esindatud olema? Ma lihtsalt selles mõttes ega mul otsast ei olnud, et ma lihtsalt ongi see teema, et mul on 2 last on ju, et neil oleks ka natuke nagu ruumi, et üleval on suur voodi, aga väiksem on niisugune suslik ja öösel veel hästi ei maga, siis tegelikult saab siin diivani peal ka vahepeal magada, et võib-olla mul või naisel natuke lihtsam, aga ei üldiselt soovi olnud, et asjad saab nõud ära pestud, saab vetsus käia, saab pesemas käia, magada kuskil ja ega mis mul veel tahta on, et tegelikult ma elan ju enda elamine on nii-öelda Tallinnas, et saab seal ka käia kui vaja. Sul on 2 väikest last, kui raske tegelikult üldse nagu emotsionaalselt on nendest eemal olla, et sa küll mainisid, et nad käivad tihti siin, aga päeva lõpuks igapäevaselt ikkagi ju koos ei ole? Ei raske on. Ma kõigepealt nagu ma arvan, et mu naisel on kõige raskem kui elukaaslasel, et kuna lapsed on ikkagi suhteliselt väiksed, neil on nagu vaja palju lähedust, palju tähelepanu, palju aega. Ja siis kui mind ka veel ei ole, et naisel kindlasti on raske ja ma tean, et ka suuremal lapsel on küsimus, et miks siis õhtul koju ei tulla. Aga
väiksem on veel niisugune sussik, et tema ei saa aru, et kui mina tulen, siis ta on nagunii õnnelik ja tema võib-olla veel puudust ei tunne, aga suuremal on küll niisugune vahetevahel on õhtuti nagu raske ikkagi helistada. Möödunud hooaja detsembris võttis Brett vastu väljakutse asuda keset hooaega Rapla meeskonna peatreeneriks. Play-off mängud kulgesid kui Ameerika mäed, kuid lõppresultaat oli seda magusam. Tegelikult ega nad ei olnud halvasti mänginud. Nad said Ogre käest 6-ga ja VEF-i käest 7-ga või niisugused tasavägist mängud, aga lihtsalt kuidagi mängu lõpud nagu ei olnud ära tulnud. Et jah, siis oligi niisugune uue värskuse ja niisuguse intensiivsusega ma tõin selle võib-olla mingi energia tagasi ja siis tekkis ka lootus, kui me hakkasime seal võitma ja asjad hakkasid toimima. Me peame selle Varrak-Nõmm duelli siia sisse tooma. Ülimagus võit seerias Tehnikaülikooli meeskonna vastu 3-2. Rääkides sellest seeriast, kuidas öelda, need käigud, need pinged, kõik see kaadri taha jääb. Et oskad sa võib-olla seda seeriat sellest vaatest veidi iseloomustada? Seal nagu selles hetkes sai ilmselgelt mingid emotsioonid, mingid tunded ja asjad on, aga kuna see eesmärk on nii lähedal, sa ei saa seal tagasi anda või sa ei saa mingitel muudel asjadel lasta nagu ligi tulla, et see sel ajal jah, põhimõtteliselt kõik käis selle nimel, et seal nagu hästi teha, et seal oli lihtsalt eesmärk ja kõik said eesmärgist aru ja pingutused täiega. 4 hulka pääsuga ei olnud töö tehtud, Rapla tahtis medalit. Cramo vanad kamraadid klohmisid Sindia võistkonda poolfinaalis päris kõvasti, et kui raske oli meeskonda selle seeria pealt üldse tõsta või see ei olnud tegelikult mingi probleem? Aga ei, me läksime ikkagi võitma ja võitlema. Esimene mäng, seal olid mahlad täitsa väljas, et seal kõik põhimängijad eestlased nagu ütlesid, et sorry treener, lihtsalt enne mängu oli hea tunne, aga tegid 2 otsa ära ja et lihtsalt ei olnud seda jaksu. Teine mäng seal alguses isegi tegelikult ma arvan, et oleks võinud seal nagu mänguks minna, aga me ise eksisime nagu hästi lihtsatel visetel ja peale teist mängu siis ma ütlesin mängijatele ka vastu, et ma ei tule siia rääkima, et me nüüd võidame neid ja et 2-0 ja ennegi on tagasi tulnud, et siis ma ütlesin, et Rapla jaoks on medal tähtis, me ei lähe mängu kaotama, me lähme anname endast parima, aga samas me peame juba mõtlema selle peale, et ilmselt meil tuleb pronksi mängida, et siis tegime natuke saaliokit ja läksime selle pealt 3. mängule, et ma arvan, et see oli nagu siuke meie poolt hea käik. Ja ega pronksi seeria pakkus ka ju tegelikult omajagu dramaatikat. 2-1 seeria eduseisus Rapla meeskonna liider Erik Hunter pidi naasma koju Ameerikasse. Jah, ta tuli peale esimest mängu tuli minu juurde, ütles, et tal vanaema suri ära. Tema tahab minna koju, aga ta aitas meid 2-1 ette. Ja siis viimane mäng mõtlesin ka nagu, et tegelikult me ei teinud läbi selle play-off seeria võib-olla ühe mängu talt äkki vastu viskasime nagu tõesti hästi. Mõtlesin ka, et enam ei ole nagu midagi tagasi hoida, et see tuua viimane mäng, et visake sisse ja see mäng läheb hästi ja natuke muutsime seal taktikaliselt ka, et passialt seda võib-olla survet vähemaks võtta ja asjad toimisid ja hea meel oli näha, et Eesti poisid nagu kerkisid esile. Peatreeneri vahetuse järel suurenes Rapla meeskonnas just eelkõige Eesti mängijate roll, kes lõpuks otsustavas mängus pronksmedalit ka võistkonnale ära tõid. Kui ta tuli, siis ma olin vigane ja ma enda peas, kuna ma olen suur ülemõtleja, siis ma ikkagi mõtlesin selle hästi suureks probleemiks enda jaoks. Aga seal, kui ma trenni tegema hakkasin ja esimesed mängud olid ära, näiteks vist Pärnu vastu oli siis see läks väga aia taha. Ja enda peas ma siis mõtlesin, et mismoodi siit nüüd edasi minna ja lootsin, et ta tuleb järgmine päev minu juurde nagu siis rääkima, et mis valesti läks ja mis võiks paremini teha ja seda ta tegi, et ta üritas kuidagi mõista mind kui isiksust ja ma arvan, et sealt ta minust aru sai ja sealt ta mind lõpuks kasutama õppis ja sealt edasi on juba läks väga hästi. Tormi. No. You have to stay. If you want, then run here. Kui me läheme veidi juba rohkem detaili, siis kuidas sa treenerina iseloomustaksid, kui me räägime juba nii-öelda süsteemsematest asjadest? Alustame siis näiteks sellest, et mismoodi tema mängu näeb. Et tema mängu joonis on selline, et põhimõtteliselt kaitse, nagu rünnak algab kaitsest, et me peame olema ikkagi kaitses suurepärane võistkond ja sealt tuleb ka rünnak. Et kui me kaitses hakkama ei saa, siis meil kukub terve mäng kokku, et selle peale on tema enda nagu siis selle mängupildi üles ehitanud.
ja isiklikus plaanis mulle see väga sobib. Kui suur roll oli Bretil, et sina juba 3. hooaega nüüd siin Raplas oled alustamas? Ma arvan, et temal oli kõige suurem roll selles, et ma ikka siia tulin, sest tahtsin tegelikult välismaale ka minna. Ma teadsin, et ma peaks tegema ühe väga hea hooaja, mis oleks vigastuste vaba, temaga seda mulle mitu korda nagu rõhutas ja siis sealt tegelikult see otsus oli lihtne minu jaoks. Senise ajaloo jooksul on Rapla esindusmeeskond liiga üks stabiilsemaid ja edukamaid klubisid. Ka tänavusel hooajal pole eesmärkide seadmisel latti allapoole lastud ei meeskonna ega fännide poolt. Täna on käimas juba uus hooaeg ja nagu öeldakse spordis, sa oled täpselt nii hea, kui oli sinu viimane mäng, ehk siis räägime tänavuse hooaja meeskonnast ja võib-olla üldisemalt eesmärkidest, et milline on Rapla meeskonna tänavuse hooaja ambitsioon ja võib-olla milline ka selline pikaajalisem vaade, et on teil klubi sees ka sellest juttu olnud? Kõigepealt proovime ilusti ellu jääda ja siit sellest august välja ronida ja siis võib-olla saab nagu pikemaajalised plaane teha, aga selle hooaja eesmärgid, põhieesmärk on ikkagi OpTibet liigas siis saada play-offi ja Eesti liigas on vaja medal võtta. Breti toomine oli sellel hetkel ainuõige otsus. Jah, ta esimene valik oleks olnud ka fännide poolt, aga lõppkokkuvõttes kindlasti võib väga rahul olla, et hooaja ta ju tassis väga välja. Sinu silme läbi on Raplas olnud väga palju peatreenerid, võib juba öelda nüüd aastate jooksul. Mille poolest Brett eristub? Kas ta eristub üldse millegagi? Peale selle, et ta on väga noor peatreener. Eesti treenerist rääkides, siis ta on vaieldamatult Kuusmast tunduvalt rahulikum. Aga mis mina ütleks, siis mis mulje ta minule on jätnud, siis vaieldamatult üks Eesti parimaid mängude lugejaid. Et kui võrrelda nüüd teda, siis kui teised treenerid suruvad peale oma mängujoonist, siis Breti puhul mulle tundub vähemalt, et tema vaatab, kuidas teised meeskonnad mängivad ja sätib meeskonna selle järgi just igale mängule eraldi mängiva. Mis kindlasti fännile meeldib, kui nüüd mängu poolt vaadata, siis ta on hästi kiire korvpallitoetaja tundub, et mida on hea ja atraktiivne vaadata ja ta kuidagi oskab kõikidest minu arust mängijatest tuua just selle midagi välja, mis selle mängijal on. Et ta tundub minu jaoks selle koha pealt niisugune hästi just tark treener. Casey, go set it. Yeah. So he's waiting that you set that and then you have, again, you were straight line to the basket, try to be like banana gun. 30-aastane Rapla peatreener Brett Nõmm on Eesti korvpallitreenerite uus ja särav tulija. Näis, kui kõrgele edasisest karjäärist tiivad kannavad, kuid siin kodumaal on ta juba praegu mingit sorti märgi maha pannud. Tahaks mingi hetk ka välismaal proovida olla treener, aga tuleb aru saada, et praegu ma olen tegelikult ju Euroopa korvpalli mõistes mitte keegi. Et proovin olla võimalikult hea treener, võimalikult normaalne inimene, et inimsuhted on ka tänapäeval nagu hästi olulised, et loodan, et jään kellegile silma ja praegu nagu ise kuskile peatreenerina minna välismaale, see ei ole kuidagi loogiline, et kui siis kellegiga abitreenerina kaasa. Aga eks mul on vaja kõigepealt ennast Eestis tõestada ja siis saab mõelda edasi.